Head saalis viibijad, peatselt on algamas Elva gümnaasiumi põhikooli lõpuaktus. Selleks, et meie tänane pidupäev sujuvalt toimuda saaks, palume teil veenduda, et mobiiltelefonid on lülitatud hääletule režiimile. Kõikidel filmijatel ning pildistajatel palume mitte tulla külalistest ettepoole. Lõpetajate õnnitlemisel lähtume ilmast. Aktuse lõppedes toimub lõpetajate õnnitlemine kooli ees. Sajuse ilma korral võtavad lõpetajad õnnitlusi vastu 9A 3. korrusel, 9B 2. korrusel ja 9C 1. korrusel. Palume aktuse järgselt hoida trepid liikumiseks vabana. Palun teil tõusta põhikooli lõpetajate pidulikuks saali sisenemiseks. Sõbrad, tulge ja istume maha. Mul on vein ja ilmatu aeg. Sellel hetkel just teiega tahan olla koos ja teha üks naer. Leidkem aega, et kohale tulla. Pole tarvis teil pruukida suud. Võime lihtsalt üksteise jaoks olla. Kui on öö, näiteks vaatame kuud. Sest nüüd ma tean, et iga päev võin käe teil andama. Sest te olete siin ja mina olen ka. Ja mina olen ka. Mul on alati olnud üks komme. Seda, kui ma teid ei näe ja kui mitte täna, siis homme küsin kindlalt, et kuidas teil näeb. Olen teie jaoks siis, kui on vaja ja kui pole, olen ikkagi. Mul on 2 kätt, olen kallistaja ja mu laul Seda teed oled sammunud ääretult palju, küll joostes, hüpates, keksides ja kord. See oli küll hästi ammu, sellel teel ka ära eksisid. Sel teel oled sa huljates käinud, see tee nii tihti su rõõme näinud. Sel teel on sul saateks olnud ka tusk, kui kõikuma lõi kord endasse usk. Sellel teel oled sõbrale vande andnud, oled vihastanud ja andeks andnud. Seda teed oled käinud, kui vahtras on vaske ja õunapul õunte koormale raske. Seda teed oled sumanud pehmes lumes, kui puud ja põõsad on hämaras jumes. Oled kõndinud seal, kui haljendab aas ja pärnapõietolm on maas. Ja nüüd su koolid ei lõppemas ära. Kas tõesti juba oledki päral? Jah, olete päral. Aktuse avakõneks saab sõna Elva gümnaasiumi direktor Tarmo Post. Head lõpetajad, austatud lapsevanemad, õpetajad ja külalised. Teeme sissejuhatuseks neile veel ühe suurema aplausi, kui nad sisse tulid. Elus tuleb tähtsaks pidada kõiki päevi. Kuid eriliselt jäävad meelde ainult mõned. Mõnedel päevadel on elulooline tähendus. Ja täna on kindlasti teil selline päev. Head lõpetajad, täna saate kätte põhikooli lõputunnistuse. See on esimest haridust tõendav tunnistus, mis ei tohi teil jääda aga viimaseks. Õppimise aeg ei ole teil kaugeltki möödas, vaid alles ees. Uus kool teid juba ootab kutsuvalt ja teie
olete oma kohustusliku valiku teinud. Edasiõppimiseks on põhihariduse omandamine kohustuslik. Ja nii sa oledki 9 aasta jooksul õppinud raamatutarkust, oled saanud palju ise katsetada, oled leidnud sõpru kogu eluks, kogunud hulga meeleolekaid ja unustamatuid mälestusi, kogenud ka pingutamist ja närveerimist, aga ka rõõme, õnnestumisi, võite ja kaotusi. Kõik ei ole tulnud kindlasti lihtsalt ja ei peagi tulema. Võin teile oma kogemustest kinnitada, et mida rohkem olen pingutanud, seda rohkem olen ka õppinud. Seda rahulolevam olen ma ise olnud oma tulemuse üle. Kõike seda läheb teil edasisel kooliteel vaja. Kuid veel usun, et olulisem on alustatu lõpule viimine, koostöö teistega ning teistega arvestamise oskus ning viisakus. Usun, et meie koolis on olnud sul head võimalused kujuneda just selliseks edasipürgivaks nooreks inimeseks. Ja tõesti, alles mõni kuu tagasi avalikustati rahvusvaheline PISA uuring, mis näitas meile, et meie põhikooli lõpetajad on loodusteaduses maailma parimate hulgas, Euroopa riikide hulgas lausa esimesel kohal. Ja uskumatu, Elva koolis antud haridus ongi maailma tipus. Parem kui Singapur, Hong Kong. Kõlab uskumatult, aga see on faktiliselt tõestatud. Olemegi hariduses maailma parimad. Head 9. klassi õpilased, täna saab teil põhikooli aeg läbi. Algab uus aeg, kellel gümnaasiumi aeg, kellel kutsekooli aeg. Iga algus on tundmatu, ootusärev, põnev ja pisut hirmutav. Ma usun, et teil on kõik olemas, et enesekindlalt ja rõõmsalt edasi minna. Soovin teile ja teie vanematele, tuttavatele, sõpradele, kõigi saalis viibijatele, meie koolipere poolt õnne tänase päeva puhul ja rohkelt õnnestumisi sinu edasisel kooliteel. Ja tsiteerides ühte Elva klassikut, et siis kunagi te julgeksite öelda, ma armastan Elva gümnaasiumi, pole midagi parata. Aitäh!
loendamatul hulgal samme, määramatul hulgal läbi sõidetud kilomeetreid, hulganisti magamata öid ja sisse magatuid hommikuid, 1000 kilosid seljas kantud raamatuid, teadmata arvud tühjaks kirjutatud pastakaid ning täiskirjutatud lehekülgi. Ja oletegi päral. Palun põhikooli lõputunnistuste kätteandmiseks siia Elva gümnaasiumi direktori Tarmo Posti, õppejuhi Eve Soometsa ning klassijuhataja. Alustame 9. A-klassi õpilastele lõputunnistuste kätteandmist. Palume kõigepealt siia Marta Külaotsa koos vanematega. Soovime Martale väljastada kooli lõputunnistuse ja anda üle kiituskirja väga hea õppetukuse eest ja kooli tänukirja kui väga tubli neidudekoori lauljale. Järgmisena palume siia Kristi Madi koos vanematega. Soovime üle anda lõputunnistuse ja kiituskirja väga hea õppetukuse eest. Lõputunnistuse üleandmiseks palume siia Anette Aasmäe koos vanematega. Kool tunnustab Anette Aasmäed tänukirjaga hea õppetukuse eest. Tänukirja hea õppetukuse eest, lõputunnistuse, ainekiituskirjad keemias ja kunstiõpetuses saab Saskia Assak. Palume siia koos vanematega. Lõputunnistuse üleandmiseks palume siia Robin Kulli koos vanematega. Robin Kull on pälvinud ka tänukirja hea õppetukuse eest ja ainekiituskirja matemaatikas. Elva gümnaasium tunnustab tänukirjaga hea õppeedukuse eest ja ainekiituskirjaga saksa keeles, tänukirjaga tublile neidudekoori lauljale, tublile õpilasesinduse liikmele, kooliürituste eestvedajale ja tublile abilisele Erasmus+ külaliste vastuvõtul Lottale Suits. Järgmisena palume siia Naatan Siimeon Tamme koos vanematega. Naatan
on pälvinud tänukirja hea õppeedukuse eest ja ainekiituskirja kehalises kasvatuses. Tänukirja hea õppeedukuse eest on pälvinud Robin Tammemägi, palume siia koos vanematega. Robin saab ka kooli tänukirja kooliüritustel helitehniliste lahenduste leidmise eest. Järgmisena palume siia Käti Toopi, kes on pälvinud tänukirja hea õppeedukuse eest ja kooli tänukirja kui väga tubli neidude koorilaulja ja aktiivne õpilasesinduse liige ning kooliürituste eestvedaja. Palume koos vanematega. Palume siia Eva-Lotta Undi koos vanematega. Eva-Lotta pälvib tänukirja hea õppeedukuse eest ainekiituskirja bioloogias ja kooli tänukirja kui väga tubli neidude koorilaulja. Palume siia Claudia Tristen Värvi koos vanematega. Claudia Tristen Värv on pälvinud samuti tänukirja hea õppeedukuse eest. Tunnustame tänukirjaga hea õppeedukuse eest ainekiituskirjaga saksa keeles ja kehalises kasvatuses Kairiin Zuckerit, palume siia koos vanematega. Järgneb lõputunnistuste üleandmine. Palume siia Edward Henno. Edward Henno on pälvinud ka ainekiituskirja kehalises kasvatuses. Lõputunnistus üleandmiseks palume siia Seidi Jolla. Õppekava on täitnud täies mahus ja saab lõputunnistuse Marika Kirikal. Lõputunnistuse saab Tormi Kompus samuti tänukirja kooliüritustel helitehniliste lahenduste leidmise eest. Lõputunnistuse üleandmiseks palume siia Kermo Lepiku.
samuti saab lõputunnistuse Anett Luhaäär. Palume lõputunnistuse üleandmiseks Maarjo Mägi. Põhikooli lõputunnistuse anname üle Mari-Liis Uuesoole. Ja 9. klassi lõputunnistuse saab Karl Mihkel Vent. Soovime tänada 9. klassi juhatajat Kaja Kalmust.
Aktuse avakõneks saab sõna Elva linnapea Eeva Kams. Aktuse avakõneks saab sõna Elva gümnaasiumi direktor Tarmo Post. Lõputunnistuste kätteandmiseks palume siia 9. B-klassi lõputunnistuste kätteandmiseks palume siia kooli direktori, õppealajuhataja, linnapea Eeva Kamsi ning klassijuhataja. Üheksandast B-klassist pälvib tänukirja hea õppeedukuse eest Hugo Kelt, palume siia koos vanematega. Tunnustame hea õppeedukuse eest ja ainekiituskirjaga kehalises kasvatuses Karl Kruusi, palume koos vanematega siia. Tunnustame tänukirjaga hea õppeedukuse eest ja ainekiituskirjaga kehalises kasvatuses Andre Musta, palume siia koos vanematega. Põhikooli lõputunnistuse üleandmiseks palume siia Romet Jakobsoni. Märt Martin Jürisalu saab põhikooli lõputunnistuse ja ainekiituskirja inglise keeles. Põhikooli lõputunnistuse saab Janmar Kasak. Lõputunnistuse üleandmiseks palume siia Heidi Kelt. Lõputunnistuse saab Kaari Kiisel. Üheksanda klassi lõputunnistuse saab Shannon Katie Kork.
Järgmisena palume siia Steven Käose, kes saab põhikooli lõputunnistuse. Põhikooli lõputunnistuse saab Cassandra Meier. Anname üle põhikooli lõputunnistuse ja tänukirja abi eest kooliürituste pildistamisel ja filmimisel Johan Markus Mustale. Põhikooli lõpetab Robin Mürk, kes on pälvinud ka ainekiituskirja kehalises kasvatuses ja inglise keeles. Põhikooli lõpetab Angeelika Ots. Põhikooli lõpetab ja lõputunnistuse saab Steven Pikas. Põhikooli lõputunnistuse ja ainekiituskirja kehalises kasvatuses saab Siim Pärsimägi. Põhikooli lõputunnistuse üleandmiseks palume Triin Tassa. Põhikooli lõputunnistuse ja tänukirja kooliüritustel helitehniliste lahenduste leidmise eest saab Janar Tšava. Suured ja südamlikud tänud 9. B-klassi juhatajale Eeva Ojakivile.
armastan, unustan mu. Olen jalad ja käed, silmad ja suu, täna armastan, unustan mu. Olen jalad ja käed, silmad ja suu, täna armastan, unustan mu. Olen jalad ja käed. Vähemalt täna kõik uhkuse unustan, andestan. Algusest alustan. Vähemalt täna olen ilma muredest, rõõmudest. Ühin kõik ootused. Olen jalad ja käed, silmad ja suu, täna armastan, unustan mu. Olen jalad ja käed, silmad ja suu, täna armastan, unustan mu. Olen jalad ja käed, silmad ja suu, täna armastan, unustan mu. Olen jalad ja käed. Olen jalad ja käed, silmad ja suu, täna armastan, unustan mu. Olen jalad ja käed, silmad ja suu, täna armastan, unustan mu. Olen jalad ja käed, silmad ja suu, täna armastan, unustan mu. Olen jalad ja käed, silmad ja suu, täna armastan, unustan mu. Olen jalad ja käed, silmad ja suu, täna armastan, unustan mu. Olen jalad ja käed, silmad ja suu, täna armastan, unustan mu. Olen jalad ja käed, silmad ja suu, täna armastan, unustan mu. Olen jalad ja käed. Ning jätkame põhikooli lõputunnistuste kätteandmisega 9. C-klassile. Palume siia Elias Markus Ehasalu koos vanematega. Elias Markus tunnustatakse tänukirjaga hea õppeedukuse eest ja ainekiituskirjadega inglise keeles, matemaatikas ja füüsikas. Põhikooli lõpetab ja saab tänukirja hea õppeedukuse eest, samuti ainekiituskirjad saksa keeles, eesti keeles ja tänukirja kooli poolt kui väga tubli neidude koori laulja Annabel Jõgi. Palume siia koos vanematega.
Põhikooli lõpetab ja tunnustame tänukirjaga hea õppeedukuse eest, samuti ainekiituskirjaga bioloogias ja kooli tänukirjaga kui väga tubli neidude koori laulja, kooliürituste eestvedaja Anette-Liisa Kevvai. Palume siia vanematega. Palume siia koos vanematega Madli Johanna Veigeli, kes pälvib tänukirja hea õppeedukuse eest, ainekiituskirjad käsitöös ja kodunduses, bioloogias, eesti keeles, füüsikas ja keemias ning kooli tänukirja kui väga tubli neidude koori laulja, aktiivne õpilasesinduse liige ja kooliürituste eestvedaja. Palume koos vanematega siia Leonid Sinatullini, keda tunnustame tänukirjaga hea õppeedukuse eest, ainekiituskirjadega füüsikas, keemias, bioloogias ja matemaatikas, samuti tänukirjaga kooli poolt kui miniteadusfestivali töötoa hea läbiviija ja tänukiri veel Leonidile, aktiivsele õpilasesinduse liikmele. Põhikooli lõputunnistus üleandmiseks palume siia Ken Gerbergi. Põhikooli lõpetab ja lõputunnistuse saab Richard Jürgenson. Palume siia Kristo Kolesnitšenko, kes saab põhikooli lõputunnistuse ja ainekiituskirja kehalises kasvatuses. Põhikooli lõpetab ja lõputunnistuse saab Rasmus Laiva. Lõputunnistus üleandmiseks palume lavale Hardi Lippingu. Põhikooli lõpetab ja lõputunnistuse saab Janar Orav. Lõputunnistus üleandmiseks palume siia Anna-Liina Perk, kes saab ka õigemini tänukirja kui väga tubli neidude koori laulja ja kooliürituste eestvedaja. Kooli lõputunnistuse ja tänukirja kui väga tubli neidude koori laulja ja kooliürituste eestvedaja Aelita Andri Perk.
Põhikooli lõpetab ja lõputunnistuse saab Grete Prost-Kängsepp. Lõputunnistus üleandmiseks palume siia Aurelia Põldmaa. Aurelia on pälvinud ka tänukirja kui tubli neidude koori laulja ja kooliürituste eestvedaja. Põhikooli lõpetab ja lõputunnistuse saab Rauno Traat, kes on pälvinud ka ainekiituskirja kehalises kasvatuses. Lõputunnistus üleandmiseks palume lavale Ats Trageli, keda tunnustame ainekiituskirjadega kehalises kasvatuses ja füüsikas. Põhikooli lõpetab ja lõputunnistuse saab Carolin Tuum, samuti täname teda tänukirjaga kui väga tubli neidude koori laulja. Tänusõnad ja suur tunnustus 9. C-klassi juhatajale Keil Siimule. Lõputunnistused on kätte antud. Aktuse alguses suures ootusärevuses jäi meil laulmata aktuse väga oluline osa, Eesti Vabariigi hümn. Ametliku osa lõpetamiseks ja selleks, et Eesti Vabariigi hümn saaks kõlama, palume teil püsti tõusta. On õnnitluste aeg. Õnnitluseks on sõna Elva linnapeal Eeva Kamsil. Palun.
Armsad lõpetajad, lugupeetud direktor, õpetajad, head lapsevanemad ja külalised. Esimene lumi, esimene lill, esimesed sammud ja Jonni-Joru pill. Need on lauluread, mida olen laulnud siinsamas aulas kooli lõpuaktusel. Mäletan, et peale põhikooli lõpetamist tundsin uhkust suureks olemisest ja võimaluse eest saada ise valikuid teha oma eluteel. Head lõpetajad, olete jõudnud elu ühe olulise etapi lõpusirgele, põhikooli lõpetamiseni. Nüüd on teie ees uued ja põnevad valikud. Teile on jõudnud kätte hetk, mil saate ise vastu võtta otsuseid. Olen veendunud, et soovite haridusteed jätkata gümnaasiumi või siis kutsehariduse omandamisega. Kõige olulisem on tahe ja soov pühendunult õppida, et edaspidi teie tulevasel eluteel veel rohkem valikuid oleks võimalik teha. Teie, põhikooli lõpetajad, olete omandanud edukalt põhihariduse. Teid ümbritsevad inimesed on aidanud kujundada teie eluteed. Nad on teid armastanud, kasvatanud, õpetanud, hoidnud, teie eest alati hoolitsenud. Soovin tänada teie peresid, lapsevanemaid, kes kindlasti on olnud teie kõrval, kui teil on olnud mured, kes on alati rõõmustanud koos teie rõõmude õnnestumiste üle. Ja mis on peamine, pered jäävad teile alati toeks. Austatud koolipere, suur tänu teile õpetamise eest, tänu teie kannatlikkusele, usaldusele, hoolitsusele ja nõudlikkusele on täna Elva põhikooli lõpetajad oma uute väljakutsete ees. Kallid lõpetajad, soovin teile põnevaid ettevõtmisi ja innukat õppimist teie jätkuval haridusteel. Palju õnne! Lõpetajate kõrval on seisnud need 9 aastat nende head klassijuhatajad. Head klassijuhatajad, sõna on teil. Armsad lõpetajad, olete jõudnud ühe verstapostini ning asute kohe uute verstapostide suunas teele. Meie klassijuhatajatena tahame teile kaasa anda mõned mõtted. Otsige väsimatult oma õnne ja ärge kergekäeliselt loobuge unistustest. Pidage meeles, et edu ei tule töö ja vaevata. Võidelge ausalt ning kui sellest vahel eesmärgini jõudmiseks ei piisa, siis osage kaotada väärikalt. Ärge kartke eksida, julgege oma eksimusi tunnistada ning ärge viilige kõrvale vigade parandustest, nagu kooliteel aeg-ajalt ette tuli. Kasvagu teist inimesed, kellel süda on õige koha peal. Kõike, mida teete, tehke hingega ja korralikult. Lennake kõrgelt, aga ärge unustage ka maapinna olemasolu. Teadke, et meie hinge olete juuritud väga sügavale. Ootame teid alati tagasi. Meil on alati hea meel teid näha. Aitäh teile! Armsad lapsevanemad, teie roll noore inimese kujunemises on olnud kõige suurem. Koostöö kodu ja kooli vahel on väga oluline. Võin julgelt väita, et see koostöö on olnud väga viljakas. Aitäh teile! Aitäh ka kolleegidele ja kõikidele teistele, kes nende noorte arenguteel on oma panuse andnud.
aitäh! Ning sõnajärg on jõudnud tänaste päevakangelasteni. Head lõpetajad, sõna on teil. Lugupeetud saalisviibijad, direktor, linnapea, kaasvõitlejad ehk lõpetajad. Ei ole halbu, paremaid aegu, on vaid hetk, milles elame praegu. See on siis kinnituseks, et ma käisin kirjanduse tunnis. Olid ajad, olid majad, meie armsad spordirajad, tunnustuseks meie sportimisvõimalusele ning sellele, et Elju aja mulle hinge. Ma annan sõna Lottale, kes võtab kokku end 9 aastat enda viielise pilgu läbi. Meie kui lõpetajate ühine koolitee on lõpusirgele jõudmas ning praegu on viimane aeg südamest tänada kõiki vanemaid, õpetajaid ning klassikaaslasi, kellel on olnud suur roll meie elus nende 9 aasta jooksul. Me kõik mäletame enda esimest koolipäeva, millega meie koolitee sai alguse ning juba täna lõpetame põhikooli, et edasi astuda gümnaasiumi, kutsekooli või mujale. Aeg lihtsalt lendab. Nende aastate jooksul oleme kokku puutunud paljude õpetajatega ning kõik on nad meile midagi õpetanud, mis meid tulevikus edasi viib. Au ja kiitus kõikidele õpetajatele, kuna nende töö ei ole sugugi kerge ning nõuab suurt pühendumust. Suured tänusõnad vanematele, kes meid alati toetavad ja aitavad ning vahepeal ka meie kodutöid teevad. Ilma teieta me ei seisaks siin. Eriti sooviksin ma tänada enda klassikaaslasi, kellega olen istunud koolipingis 1. klassis saati ning neid, kes on vahepeal juurde tulnud, kuna nemad innustavad õppima ja julgustavad edasi minema. Nende aastate jooksul on olnud meil palju mälestusi, mida unustada ei saa. Kahjuks hakkavad meie teed nüüd lahku minema ning soovin kõikidele klassikaaslastele ning lõpetajatele tuult tiibadesse. Usun, et saan rääkida ka teiste eest, kes ei jätka õpinguid Elva gümnaasiumis ja asuvad õppima teistesse koolidesse, et Elva gümnaasium on imeline kool ning sellele tagasi vaadates tulevad meelde südamlikud õpetajad ning koolitöötajad. Õpetajatele aga soovin innukust edasi õpetada ning õpihimulisi õpilasi. Tehke edaspidigi enda tööd südamega. Ongi ootamatult jõudnud selline aeg, selline päev, kus meie kõik teeme ühe suure sammu enda elus. Meie lõpetame keskkooli. See päev on tõesti ootamatult tulnud ja selline tunne, nagu alles eile olin 7. klassis ja alles tund aega tagasi algas 9. Meie teeme selle sammu enda eluteel. See samm viib meid iga üks enda sihtpunkti. Aga paraku meil kõigil need sihtpunktid ei ole samad, nii et kahjuks siin kohas meie teed hargnevad. Ma olen väga tänulik kõikidele, kes on nendel aastatel olnud minuga samal teel ja kellega mina olen seda teed jaganud. Ma olen tõesti tänulik, et sain jagada teiega kõiki neid mälestusi, kogemusi, sest kes on inimene, kui mitte teod, mida tema on teinud ja kogemused, mida tema on läbi elanud. Ja mäletagem siis, kust meie kõik tuleme, sellepärast vaid niimoodi võib
keegi teada, kes ta tõsiselt on. Aitäh! Esmalt vaadates tagasi 9 aasta tagusesse aega, siis mulle meenub uduste piltidega, et ka meie koolid algas siin. Lihtsalt tookord ma nutsin, seekord mitte. Esmalt, kui tulles tagasi siis selle aja juurde koolis, ma küsiksin, mida ma õppinud olen. Võin öelda, et selleks olen saanud rehkendamise ja ka vene keeles õppisin vabandama, kui ma tundi hiljaks jään. See on kõige positiivsem. Ma arvan, kõige ilusamad ja kõige paremad tänusõnad on ära öeldud, aga siiski ma kordan neid, sest nii on kõige õigem. Ja muidugi ka tunnustan Leonidi ja Lottale tehtud kõnesid. Siiski ka minu poolt suured tänud kõikidele õpetajatele, kes meid viitsisid kantseldada kogu selle aja, lapsevanematele, kes ostsid vajalikul ajal meile sirkleid ja pliiatseid, kui vaja oli. Ja muidugi andsid meile vaimse toe. Ning loomulikult ka enda kallid klassikaaslaseid ja paralleele. Ilma kelleta poleks viimane aasta koolis nii tore ja lõbus olnud. Aitäh! Palju on maid, veel rohkem on teid. Keegi ei jõuagi lugeda neid. Ei neile jõuta nimesid anda, ega neid kõiki kaardile kanda. Teedena lähevad, looklevad, ruttavad, mõned on võõrad ja mõned on tuttavad. Mõned on sirged kui asfaldist nooled, kutsuvad rändama igale poole. Mõned on auklikud, kivisid täis, mõnel kui siledal põrandal käid. Mõned kui väänlevad ussid, kurvides karjuvad vankrid ja bussid. Palju on teid, mis käia veel vaja. Igaüks nüüd valib oma rea. Head teed teile, armsad lõpetajad. Lõpetajad võtavad õnnitlusi vastu aktuse lõppedes kooli esisel platsil. Palume kooli ette kooliposi juurde õnnitlemiseks koguda ka kõikidel õpetajatel. Palun saalis viibijatel tõusta, et saata põhikooli lõpetajad välja teenitud suvepuhkusele.